Bravo, härrased. Astuge edasi, palun, võtke istet. No minu arvates, head vaatajad, see oli üks fantastilisemaid trikke tänases saates siia stuudiosse kokku saada 3 Tallinna kõrgkooli rektorid ja panna nad musitseerima. Tere tulemast, härrased. Härra Lasman, ma vaatan, et te kuidagi niisuguse muigega seal mängisite nii-öelda vabalt vasakuga. Kuidas teile meeldis, kuidas teie kolleegid oma partiidega hakkama said? Ma muigasin sellepärast, et ma nägin härra Otti väga hästi. Härra Otti nägu. Ainuke põhjus. No milline tase oleks, ütleme, kas konservatoorium, muusikaakadeemia juures asuva muusikakeskkooli või kuidas seda nimetatakse, kusagile sinna lõpuklassidesse selle tasemega võiks ulatuda või ei ulatu päris hästi? Hetkel praegu. Ära näe vaeva. Mina julgen öelda, et minu tase ulatas 30-35 aastat tagasi Nõmme laste muusikakooli 5. klassi tasemele. Ja vaevalt, et ta sinna sealt kõrgemale on vahepeal tõusnud. No härra Pahman on veidi hilisem väljalase. No see oli Tartu laste muusikakool ja Tallinna ja Tartu vahel oli ikka rivaliteet, nii et aga ma julgeksin öelda, et kui Olavaarna lubab, et siis kusagil samal. Ma kujutan veel ette, et täiuslikust niisugusest muljest oli veel puudu see, et Põllumajandusülikooli rektor härra Klaassen oleks võinud mingisugust niisugust tingeltangelit veidi, eks ole, ja akadeemik Tulviste Tartu teise esindajana oleks võinud siis näiteks nooti keerata või midagi. See oleks olnud ka fantastiline vaatepilt. Härrased, ega see nüüd ainus asi ei ole, mis teid Tallinna 3, need ajamärgid tähendavad seda, et me oleme jõudnud 29. kuupäevast 30. ja meie saade on jõudnud umbes poole peale. Minu küsimus jäi pooleli aga seal, et ega see ei ole nüüd ainus asi, see muusika, mis seob Tallinna 3 kõrgkooli rektoreid. Vaevalt, et te musitseerimiseks üldse kokku saate ainult televisiooni tahtel nii-öelda. Aga kui tihti te tegelikult kohtute? No me kohtume, ma arvan, et umbes 3-4 korda aastas. Meil on niisugune mitteametlik vennaskond, mille nimi on rektorite nõukogu ja selle vennaskonnaga vennaskond ta tõepoolest on, saame me umbes 3-4 korda aastas kokku ja arutame tööasju ja tegelikult tänase trio mõte on ka ausalt öeldes siiski tollest rektorite nõukogu ühest kokkusaamisest natuke rohkem kui aasta tagasi, kui kolleeg Talis Pahman sellesse vennaskonda vastu võeti. Siin pudelist välja. No üldiselt õhtu on niisugune pidulik, me oleme jõudnud aasta eelviimasesse päeva. Muresid on teil, ma kujutan ette, rohkem kui küll, aga palgad väikesed, professuur jookseb laiali, üliõpilased on laisad, konservatoorium ei saa vist mitte kunagi valmis või tähendab muusikaakadeemia see maja. Te olete veidi teisele arvamusele, härra Lasman? No mõnikord. Mitte ainult tema, ma arvan, et teised ka toetavad seda. Ma usun, et mõne aasta pärast on valmis. Tõsi, jah? Kas te olete kusagil leidnud mingisuguse rahapaja või kust te arvate? No raha on juba antud ja antakse veel, ma usun. Tõsi, jah? Ma arvan, et meie ametis ei pääse ilma optimismita ja selle tõttu pöördudes tänase saate alguse juurde tagasi on mul alati tahtmine olnud kuningas Saalomonile vastu vaielda tema sügavast pessimismis, mis kogu ja raamatu läbi kõlab, et kõik siin ilmas on tühine. Tegelikult on üsna palju asju kaasa arvatud tänaõhtune pillimäng ja üldse tühine ja elu on üsna elamist väärt, isegi rektori elu tasub elamist. Ma loodan ka 95. aastal. Ma pean ütlema, härrased, mina jumal tänatud, olen oma kõrgkoolid lõpetanud väga ammu ja ei soovi sinna mitte kunagi enam tagasi pöörduda nendesse helgetesse aegadesse. Ja ausalt öeldes kõik need probleemid, mis praegu ümbritsevad meie kõrgharidust ja ümbritsevad üldse meie hariduselu, jätavad minu isiklikult üsna niisuguseks külmaks. Kuid küll olen ma terava luuraja silmaga tähele pannud seda, et viimasel ajal võib täheldada tõelist niisugust, et mitte öelda konfrontatsiooni, siis vähemalt teatavaid vastuolusid, ütleme Tallinna kõrgkoolide ja selle vana klassikalise Tartu ülikooli vahel. Ja kui ma ei taha täna õhtul jumalast tüli õhutada, kuid mulle tundub, et üldiselt Tartu ülikool on üldiselt nurka surunud praegu terve Tallinna kõrgkoolid. Kuidas teile, härrased, tundub see situatsioon? Võib-olla ma dramatiseerin üle? No annaks jumal, et see natuke üle dramatiseeritud on ja tänase õhtu puhul võib seda vast lubada, aga kui tõepoolest 94. aastale kõrgkoolide poolt mingit ühisnimetajat või märksõna leida, siis võib-olla jah,
tuntuks saanud sõnadepaar Tallinna Ülikool ja Tartu Kilud või Tartu Kilud ja Tallinna Ülikool on üsna tähenduslik tõepoolest vähemasti poolele mööduvast aastast olnud ja eks sellel rivaliteedil, nimetame seda niimoodi, vast on ju üsna pikad, vaata, et sajandipikkused juured ja püüdes jääda optimistlikule lainele, tahaks loota, et sellel ikkagi head tulemused kõigel lõppkokkuvõttes on. No aga nüüd on see kõik kuidagi eriti lõkkele löönud. Ma vaatan, et selles mõttes härra Lasman on lihtsalt roosa ja rahulik, sest Muusikaakadeemia on riik riigis ja teid kõik see ei puuduta. Härrased Aarna ja Bachmann, ma saan aru, et teid üldiselt siiski võlub see Tallinna Ülikooli idee. No kui aus olla, siis muidugi ja sellel ideel on palju positiivseid asju, sellest on saanud ka kirjutada ja rääkida, aga kindlasti üks suur positiivne külg sellele asjale on see, et selle kaudu oleks võimalik nii-öelda destilleerida välja see parim, mis Tallinnas on teaduses ja kõrghariduses, nii-öelda virtuaalsete teaduskondade kaudu. Mis asi on virtuaalne? Virtuaalne, see on selline nähtav, tajutav, olemasolev, aga mitte, ütleme, füüsiliselt igas mõttes paigas. Ja see, et selline potentsiaal on olemas, seda näitavad paljud märgid, näiteks Eesti Teadusnõukogu viimane ekspertiis väga paljudel aladel, no näiteks sotsiaalteadustes tunnistas Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Tartu Ülikooli praktiliselt võrdseks ja neid suundumusi on teisi tehnikateadustest rääkima. Härrased, öelge mulle palun, aga miks nii kohutavalt kardetakse nagu katku selle Tallinna Ülikooli teke? Minul on jumala ükskõik, kas ta tekib või ta ei teki, aga ma näen, milline vastasseis sellele on. Ja nüüd ma olen siis asunud ka nii-öelda teie toetajate, kaudsete toetajate leeri. Mul on lihtsalt huvitav, kui ei taheta, siis ma just meelega tahan, et see nii-öelda sünniks. Miks sellele nii kohutavalt vastu seistakse? Ilmselt projekteeritakse võib-olla oma mõningad sellised võitlusvõtted, nagu ka Tallinna Ülikooli idee esindajatel, et kardetakse, et sellest võiks alguse saada Tartu Universitase ja Tartu niisuguse akadeemilise vaimu allakäik, aga ma arvan, et see on liiga pessimistlik ja liiga lihtne stsenaarium ja võib-olla teatud rikutuse projekteerimine, projitseerimine teiste kavatsustele. Natuke pragmaatilisema külje pealt vast ehk seda, et tõepoolest Eesti maa ja Eesti rahvas on väikesed ja kas me kanname nii intellektuaalselt kui füüsiliselt välja kahte kooli, aga sisuliselt on ju Tallinnas see kõik olemas ja see üheskoos paremini toimuma panna on tegelikult mõte mitte uusi katuseid ehitada. Muusikaakadeemial on kindlasti vundament ja katust mõlemat vaja, aga... Vundament on valmis. Härra Lasman, teie jäete selles küsimuses loomulikult neutraalsele positsioonile. Muusikaakadeemia mätta otsast vaadatuna on eelkõige küsimus minu jaoks selles, kas tõesti väike miljoniline rahvas ja 1,5 miljoniline riik, ükskõik mis kandi pealt võtta, kannab välja 2 universituse tüüpi ülikooli. Meil on ülikoole tegelikult ja suuri ülikoole Tartu kõrval ju Tallinnas mitmeid. Ma ei tea, ma ei oska vastu selle küsimus. Härra Lasman, te olete nüüd rektori rasket ja kibedat leiba söönud 1 paar aastat või? 2 aasta, jah. Kas te kontsertpianistina ka jätkate? Te olite ju väga heal tasemel kontsertpianist või on see rong nüüd nii-öelda läinud või minemas teie jaoks? Vabandust, ma segan vahele. Muusikaakadeemia juubelil oli võimalus nautida kolleeg Lasmani ja Ulrika Kristjani esituses, see oli vist Mozarti. Teet Järvi ka, jah. Beethoveni kolmikkontsert. Jah, vabandust, jah. Kontsertpianismiga te veel tegelete? Vähem. Tunnistan, et vähem, aga ma siiski esinen, jah. Vormis hoiate ennast? Suulekontsert on ja orkestriga olen mängin, jah. See oli igal juhul nauditav. Ja 2 kuu pärast kutsun teid. Aitäh, väga hea meelega. Härrased, teie tegelete hoopis niisuguste ka abstraktsete asjadega, osalete nii-öelda teadusprotsessis. 94 aastaks rektori ameti kõrvalt üldse kusagil laboratooriumis midagi katsetada või midagi uurida või midagi kirjutada või on see üldse võimalik? Mina tunnistan ausalt, et mina olen oma erialast peaaegu 5 aastat eemal olnud, lugedes seda, et paremal juhul õnnestub ühte asja enam-vähem korralikult teha ja ennast lõhki tõmmata ei ole väga püüdnudki. Mina pean pattu tunnistama, et nädalas siiski mingi väike aeg on varutud ja see oli alguses ka üheks tingimuseks, miks seda
ametit võtta ja natukene olen saanud teha üht-teist ja peab ütlema, et sel aastal just tekkis siin Inglise ja Ameerika kolleegidel huvi ühe või paari minu varem avaldatud töö vastu ja on seda üle korratud ja leitud huvitavaid tulemusi, nii et seda ei saa lihtsalt sellele mitte reageerida. No. Härrased, te olete kahtlemata sellega kohutavalt palju, kõik rektorid kurdavad, kui õudne, jube, tähendab bürokraat, õudne, kohutav. Tegele, ma ei tea, tsemendikoormate ja ühiselamute ja ma ei tea mille kõigega. Üks ühine küsimus, miks te need kohad vastu võtsite, kui te nii palju olete seoses selle ohvri toomisega kaotanud? Mulle tundub, et mehe pole keegi kolmest otse neid sõnu isegi mitte vihjamisi välja öelnud ja tõenäoliselt, kui pateetiliseks minna, siis mingil määral missioonitundest, sest see töö tahab ka tegemist ja tõenäoliselt pakub ta ikkagi üsna palju rõõmusid nii omas majas siin Eestimaal ja mujal maailmas kõrgkooli asju ajades samuti. Ma ütlesin juba, et minu üliõpilase aastatest on möödunud juba kahetsusväärselt pikk periood. Kuidas teile tundub üldiselt üliõpilane on tänapäeval hea olla? On hea õppida teie kõrgkoolides üliõpilastel? Kuidas teile tundub rektoritena? No ma arvan, et riigi kõrgkoolid, riigi ülikoolid siiski oma pakutavate õppeainete ja õppekavade süsteemsuselt, mahult, tasemelt ja õppejõudude tasemelt on siiski parim võimalus Eestis. Ja... Olete te nõus, Härrased? Üldiselt küll jah, ja kui püüda võrdlusjooni 50 aasta tagant tõmmata, siis silmnähtavalt on ikkagi õpimotivatsioon tudengitel paranenud ja see innustab, ma arvan, mõlemat poolt. Tasub olla haritud? No, mis tähendab hea? Tasub praegu? Mis tähendab, et olla hea? Kas on üliõpilane olla hea? Praegu raske on olla üliõpilane. On raske olla? Nõudmised on, ma usun, palju suurem. Teil oli omal ajal kergem? Kindlasti oli kergem, jah. Selge. Tunneme kaasa teie üliõpilastele ja soovime edu teile rektoritena. Halastage siis aeg-ajalt, ärge andke palju matte. Saage parem, kui närv üle viskab kokku ja musitseerige. Aitäh teile, Härrased, tuleku eest täna siia sellesse otsesaatesse. Kell on 10 minutit juba uues päevas. Ma tänan teid ja soovin teile kõigile head vana aasta lõppu. Head uut aastat. Head uut aastat. Head uut aastat.